kell 3 öösel. Kõik magavad. Aga kuidas on lood sinuga? Mis sind üleval hoiab? Tiktak, kell tiksub valjult ja aeg justkui seisab. Sa keerad ja pöördud voodis, aga uni ei tule. Mida rohkem sa üritad magada, seda murelikumaks sa muutud. Aga ära muretse, sa ei ole üksi. Paljud inimesed, eriti vanemad inimesed, kannatavad uneprobleemide ja sageli ka unetuse käes. Kuigi see on tavaline probleem, ei tohiks me seda ignoreerida. Hea uudis on see, et unetusele on olemas lahendus. Tihtilugu võivad isegi väikesed muudatused tuua kaasa suuri edusamme. Selles videos näitame sulle lihtsaid ja tõhusaid näpunäiteid paremaks uneks. Sa avastad erinevaid nippe ja kujuta ette, et ärkad hommikul puhanuna ja energilisena. Tule minuga sellele teekonnale, et taastada hea uni ja parandada oma elukvaliteeti. Miks on vananedes raskem magada? Tegelikult on see täiesti normaalne. Vananedes toodab meie keha vähem melatoniini hormooni, mis reguleerib meie une ärkveloleku tsüklit. Kroonilised valud, kerge ärevus või muutused meie harjumustes võivad samuti meie und mõjutada. Näiteks pärast pensionile jäämist väheneb meie füüsiline aktiivsus. Meie päevarutiin muutub ja seetõttu muutub ka meie bioloogiline kell ebaregulaarseks. Aga ära muretse. Väikeste muudatustega oma harjumustes ja mõne lihtsa nõuande järgimisega saad jälle öösel hästi magada. Stress on une nähtamatu varas. See on üks peamisi unepuuduse põhjuseid ja sageli me isegi ei tea seda. Igapäevased mured, kohustused, eesootavad ülesanded, kõik see võib suurendada rahutust ja häirida und. Meditatsioon on suurepärane viis meele rahustamiseks ja lõõngastumiseks. Proovi mediteerida 10 minutit enne magama minekut. See aitab sul paremini magada. See, mida me sööme ja millal me sööme, võib meie unele suurt mõju avaldada. Raske või rasvane toit enne magama minekut koormab seedesüsteemi ja raskendab uinumist. Kohvi, musta teed ja energiajookide joomist tuleks õhtul vältida. Kui sul on enne magama minekut nälg, joo klaas sooja piima või söö midagi kerget ja kergesti seeditavat. Tasakaalustatud toitumine ja regulaarsed toidukorrad on hea une jaoks hädavajalikud. Rutiinivägi. Meie kehale meeldib rutiin ja see on eriti oluline hea une jaoks. Iga päev samal ajal magama minek ja ärkamine aitab reguleerida meie bioloogilist kella, mis teeb uinumise ja ärkamise lihtsamaks. Mõtle oma kehale kui täpsele kellavärgile. Loo endale enne magama minekut rahustav rutiin. Soe vann, lugemine. Püüa seda järgida ka nädalavahetustel. Regulaarne rutiin tagab hea une ja energilise hommiku. Loo meeldiv magamiskoht. Magamistuba peaks olema puhkamiseks mõeldud koht. Muuda see oma lõõgastus ja laadimiseks mõeldud pühapaigaks. Valgus, müra ja temperatuur on hea une jaoks üliolulised. Reguleeri neid optimaalsete tingimuste saavutamiseks. Hea madrats, mis toetab keha, on ülioluline. Tumedad kardinad või unemask blokeerivad valguse ja muudavad toa pimedamaks. Magamistuba peaks olema jahe, ideaaljuhul 20 kraadi Celsiuse järgi. Meeldiv ja rahulik keskkond suurendab hea unevõimalusi ja aitab kaasa tervislikule elule. Televiisori, arvutite ja mobiiltelefonide ekraanide sinine valgus pärsib unehormooni melatoniini tootmist. Väldi elektroonikaseadmete kasutamist vähemalt tund aega enne magama minekut. Enne magama minekut tegele lõõngastavate tegevustega, nagu lugemine, mediteerimine või hingamisharjutused. Kui pead elektroonikaseadmeid kasutama, lülita sisse öörežiim, mis blokeerib sinist valgust. Väikesed muudatused oma harjumustes võivad teie und oluliselt parandada. Regulaarne liikumine on hea tervise jaoks oluline ja sellel on positiivne mõju ka unele. Jaluta pärast õhtusööki või leia tegevus, mis sulle meeldib ja ole aktiivne. Oluline on keha liigutada ja energiat taastada. Tervislik ja tasakaalustatud toitumine on hea une jaoks hädavajalik. Magneesium ja omega-3 rasvhapped parandavad une kvaliteeti. Söö magneesiumirikkaid toiseid nagu mandlid, spinat ja tumedat šokolaadi ja lõhe, tuunikala ja sardiinid on rikkad omega-3 rasvhapete poolest. Räägi toitumisspetsialistiga, et koostada toitumiskava, mis aitab sul paremini magada. Mõnel juhul võivad looduslikud toidulisandid aidata und parandada. Melatoniin, une soodustav hormoon, on saadaval ilma retseptita. Aga enne mis tahes toidulisandi võtmist, konsulteeri alati oma arstiga. Balderian on taim, mis on tuntud oma rahustava toime poolest ja mis võib aidata unetuse korral.
aga oluline on meeles pidada, et toidulisandid on just nimelt toidulisandid, mitte tervisliku toitumise ja eluviisi asendaja. Ka toa õhukvaliteet mõjutab unekvaliteeti. Saastunud õhk, allergeenid ja tolm võivad ärritada hingamisteid ja häirida und. Õhupuhasti magamistoas aitab luua puhta ja tervisliku unekeskkonna. Naudi rahulikumat ja sügavamat und puhta õhuga. Täielik vaikus ei ole alati une jaoks parim. Mõnikord võivad rahustavad helid, nagu näiteks valge müra, aidata sul uinuda. Valge müra, lainete hälin, vihm, need võivad blokeerida segajad hääled ja soodustada und. Proovi rakendusi ja veebisaite, mis pakuvad rahustavaid helisid ja unemuusikat. Leia heli, mis sulle kõige paremini sobib. Loodan, et need nõuanded aitavad teil öösel hästi magada ja ärgata energilisena tervislikuks ja õnnelikuks eluks. Hea uni on tervise, õnne ja energilise päeva alus. Hakka neid nõuandeid juba täna rakendama ja tunne erinevust. Soovin teile head und ja ilusaid unenägusid ja head ning õnnelikku päeva. Kui teile video meeldis, andke meile pöialt ja tellige kanal. Esitage oma küsimusi kommentaarides. Jätkame teile kasulike näpunäidete jagamist tervislikuks ja õnnelikuks eluks. Hoolitsege enda eest.